Trump pani Putini taanduma pärast seda, kui Ukraina tabas üht sõja kõige kurikuulsamat brigaadi, Vene üksust, mis on seotud Butša veresaunaga. Ja Moskva kasutab seda endiselt sõjamasina osana, mis püüab Ukraina vastupanu purustada. Esmaspäeval 2026 aasta 1. juunil on see juhtum oluline, sest see ühendab korraga 3 märki. Ukraina droonid tabavad Vene sihtmärke kaugel rindest. Krimm on logistilise surve all ja Kreml ähvardab taas Euroopat pärast seda, kui nende enda mehed on muutunud sihtmärkideks. Erinevus ilmneb siis, kui mängu tuleb Trump. Euroopa liidreid Moskva provotseerib. Trumpi vastu kaalub Moskva oma sõnu hoolikamalt. Mis sai pihta? Miks Putin tundis lööki? Kuidas Trump muutis Vene ähvarduse tooni? Ma räägin sulle sellest kohe kõigest. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja selge sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Ukraina ründas Venemaa 64. motolaskurbrigaadiga seotud positsioone. Ukraina võimude sõnul on see üksus üks neist väeüksustest, mida seostatakse 2022 aastal Kiievi piirkonnas Butšas toime pandud kuritegudega. Rünnaku viisid läbi Ukraina mehitamata süsteemide vägede, droonioperaatorid, Vene vägede poolt okupeeritud alal asuva väljaõppeala ja sõjalise struktuuri pihta. 64. brigaadist sai kurikuulus nimi, sest Butša ei olnud sõja tavaline episood. Linn sai kurikuulsaks pärast Vene vägede lahkumist, kui tänavatelt ja okupeeritud linnapiirkondadest leiti tsiviilisikute surnukehi. Kiievi jaoks on selle minevikuga seotud üksuse tabamine nii sõjalise kui poliitilise väärtusega. Sõjaliselt, sest see vähendab väljaõppe, liikumise ja juhtimise võimekust. Poliitiliselt, sest see saadab Kremlile selge sõnumi. Sõda ei ole lõppenud nende jaoks, kes otsustamisel osalesid. Ukraina linnade hävitamine ja siis usuti, et võib koju tagasi pöörduda, justkui poleks midagi juhtunud. See ongi punkt, mis Putinit häirib. Aastaid müüs Moskva ideed, et nende sõdurid võivad tegutseda Vene riigi kaitse all, samal ajal kui propaganda nimetas sissetungi erioperatsiooniks ja üritas süüd läände lükata. Nüüd on sõda muutnud oma vormi. Ukraina ei sõltu enam ainult kaevikutest, suurtükiväest ja territoriaalkaitsest. Kiiev kasutab droone, luuret, jälgimist ja täppislööke, et tabada sihtmärke, mis varem tundusid turvalised. Terroribrigaad sai tabamuse selle uue faasi jooksul, kus lahinguväli laieneb ladudesse, teedele, väljaõppekeskustesse ja tugialadele. Putin ei tagane sellepärast, et ta oleks liigutatud. Putin taganeb siis, kui ta mõistab hinda. Vene retoorika kipub tugevnema, kui nad seisavad silmitsi nõrkade juhtide, tühjade avalduste ja lõputute koosolekutega. Kuid sama retoorika kaotab jõu, kui see puutub kokku tugeva Ameerika vastusega. Just nii juhtus siis, kui Dmitri Medvedev, endine Venemaa president ja praegune mõjukas tegelane Venemaa julgeolekunõukogus, hakkas lääne vastu tuumaretoorikat kasutama. Trump vastas, öeldes, et ta oli andnud käsu Ameerika Ühendriikide tuumaallveelaevade liigutamiseks sobivatesse piirkondadesse, sest oli tehtud ähvardus ja ameeriklased kaitsevad oma rahvast. Pärast seda muutus venelaste toon Trumpi suhtes ettevaatlikumaks. Siit alates muutub ka olukorra tõlgendus. Ukraina tabas Butšaga seotud brigaadi ja näitas, et Venemaa sõjamasinat saab jahtida. Trump ilmub välja juhina, kes ei muuda tuumaohu teemat akadeemiliseks aruteluks. Tema muudab ähvarduse heidutuseks. See sõna on lihtne. Vaenlane mõtleb 2 korda enne joone ületamist, sest ta teab, et vastus tuleb. Putin saab sellest keelest aru. Kreml võib Euroopa Liidu üle nalja visata, rünnata Macronit, Starmerit, Ursula von der Leyeni ja teisi Euroopa juhte. Aga ta teab, et Ameerika Ühendriigid Trumpi juhtimisel ei käsitle hirmutamist kui diplomaatilist teatrit. Rünnak Vene brigaadi vastu tuli koos teise tõsise probleemiga Moskva jaoks – logistika. Ukraina laiendas oma droonikampaaniat marsruutide, kütuseveokite, energiataristu ja rafineerimistehaste vastu. Okupatsiooni all olevas Krimmis seisavad autojuhid silmitsi järjekordade, piirangute ja bensiinipuudusega Venemaa kontrollitavatel aladel. See tabab Putini võimu tundlikku kohta, sest Krimmi on aastaid kasutatud poliitilise trofeena. Seda müüdi Vene rahvale kui jõutõestust. Nüüd,
Kui kütus saab otsa, kolonne rünnatakse ja teed on ohus, hakkab see sümbol muutuma mureallikaks. Venemaa annekteeris Krimmi 2014 aastal ja muutis poolsaare oma suuruse narratiivi keskseks osaks. Probleem on selles, et okupeeritud ala vajab pidevat varustamist. On vaja teid, sadamat, silda, veokit, kütust, hooldust ja õhutõrjet. Kui Ukraina droonid hakkavad sihtima seda kohta, ei jää mõju ainult sõjaväekaardile. Samal ajal püüab Venemaa kompenseerida kurnatust hirmutamisega. Kõige tõsisem juhtum leidis aset Rumeenias, NATO liikmesriigis, kui Vene droon tabas elumaja Galaxis ja vigastas 2 inimest. Rumeenia asub sõjapiiril ja on juba alates sissetungi algusest registreerinud Vene droonide õhuruumi rikkumisi. Kuid elumaja tabamine sõjalise liidu territooriumil muudab juhtumi kaalu. Isegi kui Moskva üritab vastutust eitada, on Euroopale saadetav sõnum lihtne. Sõda on juba hakanud lekkima liitlasriikide territooriumile. NATO reageeris, öeldes, et kaitseb iga tolli liidu territooriumist. Seetõttu on Ameerika Ühendriikide kohalolek hukkamõistus oluline. Ja seetõttu on Donald Trumpi hoiak veelgi olulisem. Kui Ameerika Ühendriikide jõud räägib ilma Euroopa bürokraatialt luba küsimata, saab Moskva aru, et provokatsioon võib kalliks maksma minna. Medvedev püüdis Rumeenia juhtumit ähvarduseks pöörata. Ta ütles, et eurooplased peaksid harjuma vähem rahulike öödega ja süüdistas taas Euroopa Liidu juhte otseses osalemises sõjas Venemaa vastu. Selline jutt ei ole improviseeritud. See on Moskva vana taktika. Ühe käega rünnakut eitada ja teisega ähvardada. Kreml ütleb, et ei vastuta selle eest, kuid nende poliitikud vihjavad, et uued rünnakud võivad toimuda. Trump astubki just selles punktis mängu. Ta on juba näidanud, et Moskva tuumapraalimine teda ei veena. Kui Medvedev tõstis tooni Ameerika Ühendriikide suhtes, vastas Trump tuumaallvelaevade ja otsese kaitsega Ameerika rahvale. Ukraina on samuti sellest dünaamikast aru saanud. Rünnakud Vene üksuste, rafineerimistehaste, ladude ja varustusteede vastu ei ole ainult vastureaktsioon. Need on viis, kuidas Putin mugavustsoonist välja tuua. Pikka aega püüdis Moskva hoida sõda eemal tavalisest Vene elust, eemal eliidist ja eemal absoluutse kontrolli kuvandist. Nüüd jõuavad droonid sügavale sisemaale, rafineerimistehased seisavad, kütusest on puudus ja sõjakuritegudega seotud sõjaväelased saavad pihta. Vene elanikkond hakkab mõistma, et sõda, mida lubati kiirelt lõppevat, on muutunud pikaks, kulukaks ja alandavaks sohu. Kremli propaganda väitis, et strateegilised linnad langevad, Ukraina murdub ja lääs väsib ära. See, mis nüüd ilmneb, on Putini jaoks palju raskem. Ukraina peab endiselt vastu, laiendab oma droonisõda ja sunnib Venemaad kaitsma piirkondi, mida varem peeti turvaliseks. Trump pani Putini taanduma, sest ta tõmbas joone, millest Kreml aru saab. Ukraina võttis osa psühholoogilisest turvatundest Vene sõjakurjategijatelt, kui ründas brigaadi, mis oli seotud Butšaga. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheliste suhete ekspert ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi kursis. Uudiste lingid on video kirjelduses. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et Milson Alvese kogukonnas veelgi aktiivsemalt kaasa lüüa.